nõnna moodi, kell on 15.51. Päris kaua läks sealt Grand Junctionist selle tulemise peale veel ja nüüd siis lähen teen esimese raja Pole Canyon Rim. Et see on üks ropp tõus üles ja siis pärast seda on jälle laskmine tagasi. No vot, juba hakkavadki tüüpilised Moabi ilusad liivakivimäed. Huey silla juurde parkisin oma auto ja see on nüüd lühikese käise ilm täiesti. No 20 päris ei ole, aga võrreldes Colorado mäesuusakeskustega on siin ikkagi täielik suvi. Algul on jah, tavaline kruusatee. Aga pole kena. Nüüd vist panin mööda, mulle tundub ühest otsast. Ja. Ma ka vaatan sinna otsa ära ja tulen tagasi. Pole Canyon Rimi tee keeras ära, jah. Võtan hoopis ühe teise kõrvaltee. Peaks minema Dolorese jõe poole. See teine tee Pole Canyoni otsa oli kinni pandud. Siin taastatakse siis nii-öelda kõrbeloodust, siis ma pean ikka tagasi minema ja võtma selle originaalse tee. Vaatame siis, kuhu see viib. Ongi huvitavam. See on mingi kiirtee. Liiva siis ei tohi lasta, siis on jama. Siit rahulikult. No nii, keegi liigub veel. Sõitsin siin nii-öelda nurga taha, sealt see tundmatu tee läks edasi, see läheb mul kaardi pealt välja. Ma ei hakka minema, sellepärast et see ei ole tänase päeva peaeesmärk. Nüüd siis tagasi sinna ikkagi Pole Canyoni serva peale. Ma otsustasin ikka, et otsin selle kaugema tee nüüd üles sinna Pole Canyon Rimi peale. Et ei hakka tagasi, tulen seda otsemat teed pidi. Hakkame siis võtta seda Rimmi siin ikka juba liivase ja lahtise kiviga tõusu. See on veel nõrk koht, seal tagapool tuleb kaardi järgi koht, mis on märgitud väikese teega. See on siis raske, praegu läheb ludina. See on esimene veidike raskem kõik ka. Seni on täitsa sõidetav olnud, aga päris järsk, kõige kergem ülekandega. Ma tean, kui siin saab selliseid liivakivi kohti. Aga kui tagume kõlestased liiga ja palju kraapima hakata. Nii, veidi järsem alla siit ka. Okei.
kiskunud. aga alla sain, hurraa! Nüüd anti küll liiv ja kivid ette, õnneks siin kõrval on liiv, aga keskel on küll puruks sõidetud kivi. Kallak ei ole vähemalt praegu järsk. Tahaks näha, kuidas ma nüüd siit üles ründaks siit külje pealt. Kurat, nüüd läks valesti. Kurat, kus ta nüüd kinni võiks? Tagumine ratasi. Kinni oleks tahtnud üle nipli visata praegu. On naljamees. No on naljamees. Sel puhul tahaks vägis öelda, et see ei ole mingi Tartu rattamaratoni rada. Ega see siin kõige hullem ka ei ole. See on ikka suht sõidetav Maebi-rada. Ei ole tegelikult häda suurt midagi. Sai siit ka üles. Järjekordne tõus. On alles napilt 3 kilti ära tuldud. Ma muidugi ei vaadanud, palju sinna tippu on. Ma usun, vast pool on ära. Aga no peab ütlema, et üllatavalt kerge on. Ise ka olen sellest meeldivalt üllatunud teisest alata. Vaatasin hakkab jube hästi. Antakse veidi alla sõitu ka. Et sipas heledamad teeb. Okei, aga milline nüüd, kurat? Milline nüüd? Tundub, et peamiselt on siit mindud hästi. No vot. Aga väga üles alla keerama. Lõpp paistma. Vau, osa pele. Vau, see tasus vaevu näha. Võimas. Ohohoo. Ja Colorado jõgi ka veel all. Nii, siit lähme niiviisi rahulikult. Ei hakka nüüd siin üle nuki siis alla hüppama ja mingid rattahüpped tegema. Ma palun väga. Colorado ja sellest nüüd ees vasaku läheb 128 maantee Moavi poole, siin on umbes 30 miili ja seal on Castle Valley ehk lossiorg 8,4 miili sõidetud. Tegin nüüd veidikene tagasisõitu ja siis nüüd kõrvalaagi veel. Vaatan, mis vaateid siit saab. Ja kui tulime, siis lähme lõpuni. Kurat, siit pärast hakkame üles jampsima.
Mingid elektriliinid pandud. Oi, see on väga kõrge. No vot, palun väga. Colorado. Ratas tuleb kinni hoida, et ratas ale kukuksid. Jah, no mis siin öelda, väga ilus. Poolteist tundi sõidetud, päris palju jõutud juba teha, 15 kilomeetrit. Nüüd hakkan laskuma. Ega siin hullu ei saa panna. Tuleb ikka ettevaatlik olla. Õht on ka juba käes, kell on 5:30 läbi. Ja vähemalt ei tule füüsilist vaeva näha. Ja otsin vastan kõik kui palju. Hulluks ei saa minna. Vot. Ohoho. Kurat. Jesus. See on päris äge cheap road. Ja see on üle juba riskipiir. Nagu näha on, siis ma ei hakka üritamagi siin ennast vigastada. Tulen käe kõrvale seda alla, see on ikka. Ma ei tea, kuidas nad siia oma džiipidega üldse alla saavad. See ei ole tee, see on karjäär, see on jõhkerkarjäär. Ja noh, igal ühel oma. No nüüd saab küll kiire sõidu. Alla tulnud päris maha. Ainult mõistust tuleb säilitada. Et hullu ei hakka panema. Aga täitsa mõnus. Vaata, kus siis töö läheb. Ma peaks vasakul ära keerama, kui seda pööret lähen, aga vaatame ka siin see pööre. Ei siin ei ole. Mis ta on? Kui on loogiline asja võtmine, vist ei on. Ja kui mööda paneb, siis saab. Siis tuleb vahe tekki tagasi minna. Leidsin üles nüüd selle otsetee, mis tagasi parklasse.
see on praegu nagu maantee võrreldes selle teise teega. Hea on üle tükki aja nüüd tsivilisatsiooni näha. Aga üksinda olla seal, kus mitte kedagi ei ole, võtab pika peal ikka veidi kõhedast küll, mis siin salata, eriti õhtul, et kui siin teede rägastikus mööda ka peaksid panema ja päike järsku ära kukub, siis ei lõbus siis ei ole. Ratas saab küll roppu moodi vatti siin. Maad ei ole mingi naljakoht. Ja lõpp on käes. See alla tuletab on alati mitu korda kiirem võita üles minek. Hurraa! Tehtud!